Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Täismäng on jõudnud Portugali ralli reedese päeva vahepausile Arganilli ja siin on siis esimene selline vahehooldus. See on iga aasta olnud siin ühtemoodi, tulevad autod sisse, on kõigepealt intervjuude ala, siin on reegrupi ala, samal ajal kui autod siin reegrupis seisavad, nagu näete, siin mõni mees sööb siin niimoodi kasti peal istudes suuremad tiimid, näiteks ka Robert Virvese meeskond sööb seal üle selle väikse jõe purde minna, seal taga telgis on oma toitlustamine ette nähtud ja tuleb kiiresti süüa. Robertiga siin paar sõna rääkisime ka, kohe näete seda videot ka, aga tal oli päris kiire siin, pani auto ära, jõudis meile anda sükse 2-3 lauset ja siis oligi vaja sööma minna ja kohe juba mehed on seal püsti tagasi siia autosse ja siit autost nüüd sõidavad siis sellesse väikesesse servisesse. Me lähme vaatame ka seda, kuidas seal see töö käib, siin on vähe aega, vähe võimalusi ja see tegevus on suhteliselt piiratud. Robert Virves, esimesed kiiruskatsed reedese päeval sõidetud, kuidas on läinud, kuidas ise neid kommenteerid? Midagi järku pole, et proovisime ekstreemsema poole peal pehmet autot, mis pigem ei toiminud praegustes oludes. Üsna vaev oli sõita vahepeal, aga muud ei miskit. Kas proovite siin nüüd autoseadistust muuta, et teisel läbimisel siis nagu teistsuguse autoga sõita, et saaks erinevad variante proovida? Jah, see nii palju kui võimalik, siis jah. Ja nüüd näetegi siis Robert Virves oma autoga sõidab siia boksialale sisse, siin on väike kitsa saadik. Ühele tiimile on üks saadik eraldatud ja läheb kiirelt väga sükses kitsastes oludes ja väheste võimalustega siis väikeseks auto sättimiseks ja nagu ka meie videost kuulsite, siis plaanib Robert Virves siin autol teha nüüd teatud muudatused, et teisel ringil saada siis proovida teistsugust masinat ja kogu töö käib siis tegelikult selle nimel, et näiteks järgmisel kruusarallil Kreekas olla paremas hoos ja paremates tingimustes. Ja nagu näha, siin hoolduses käib kõik tõesti väga kiiresti. Siinpool nüüd, mida praegu kaadris näete, olid WRC autod, need on juba ära hooldatud. Ja viimased masinad, Fordid on veel näha seal, aga ülejäänud masinad on juba ära tehtud, nagu näha kiiresti asjad kokku ja mehaanikud lähevad siit Porto poole teele, sest et on sõita 4 kiiruskatset vahepeal ralliautodel, jõuavad juba Portosse Exponori hooldusalale ja siis peavad olema mehed juba kõik seal valmis oma asjadega, nii et kiired päevad rallisõitjatel, kiired päevad mehaanikutel, et Portugali ralli on selline kihutamine, kus väga palju on liikumist erinevates kohtades, ka sõitjad peavad erinevates kohtades ööbima ja sama asi on ka mehaanikutega. Ja nüüd vaatame ära, mida Romet Jürgenson plaanib teha, mida ta rääkis pärast esimese kiiruskatseid ja mida ta plaanib oma auto juures muuta. Tuleb samamoodi siia väiksesse hooldusesse, aga need jutud siis nüüd järgnevast videost. Romet Jürgenson, reedese päeva esimesed katsed sõidetud. No mis eesmärktega rajal oled pärast eilset päeva? Et kas proovid kuidagi autot testida, mingeid variante otsida enda jaoks ka järgmisteks rallideks? Jah, selles mõttes küll, et vähemalt nagu positiivne on see, et Shakedowniga võrreldes on tunne ikkagi oluliselt parem, et ma täpselt ei saanudki aru, mis seal Shakedownil toimus, et me vahetasime amordid ära ja ma ei tea, kuidagi teine on auto ja ikkagi saab võidu sõita ja tiimikaaslane näitab ka, et ikkagi auto on üsna okeis kohal. Kas see tähendab seda, et tänane kiirus isest oli heas mõttes üllatus, arvestades kolmapäeva? Jah, mõnes mõttes küll, eriti see 5. katse, et seal uus legend kõigile ja pikk katse ka ja ikkagi olime üsna okeis kohas, aga selles mõttes ikkagi see mingi viimane piis käib puudu, et seda tahaks nüüd teiseks ringiks leida, et saaks kõigil katsetel nii olla, et mitte ainult ühel. Plaanid see auto juures teha nüüd ka mingeid muudatusi, mis siis annaks teiseks ringiks parema hoo? Ja me proovime mingeid asju, et siin üldiselt ütleme, tunne on üsna okei autos, lihtsalt ongi sellised mingid pisidetailid, nagu näiteks üle B-trokki minnes ikkagi raputab väga palju, et visioonile isegi raske vahepeal, et ei saa väga keskenduda, aga üldiselt toimetab hästi. Kui palju siin nüüd pärastlõunal ilm võib rolli mängima hakata ja kaarte segama? Ma ei tea, praegu tundub, et vähem kui hommikul, et meil siin viimase peal ikkagi
viimase peal saime alguses ikkagi täielikult vihma ja oli märg, et aga ei, ma arvan vähem.